Ja depressioon. Ma usun, et igaüks meist on kokku puutunud selle teemaga. Et kas siis ise kogenud depressiooni või on keegi lähedastest depressiooni all kannatanud või teate vähemalt kedagi, keda see teema puudutab. Et ma arvan, et muidu sa siin ei oleks ja ma tahan kõigepealt ka tervitada uusi inimesi siin grupis. Mul on väga-väga hea meel, et sa siin oled. Ja natuke siis endast ka, et mina olen siis Ilona Sibold, energiaterapeut ja kanaldaja, FFT, Free Falling Technique tehnika looja ja põhiliselt tegelen siis ülitundlike inimestega ja aitan siis uskumusi muuta ja alateadvust ümber programmeerida. Et ei ole siis päris traditsiooniline energiatöö, natukene teistmoodi. Ja täna annan siis ka väikese sellise triggeri hoiatuse siit, et kellele tundub, et mingid teemad, mida ma puudutan, on väga rasked või ei võta vastu seda infot, siis sul on alati võimalus panna see video kinni. Ja kogu siin sisu on siis informatiivsel eesmärgil, et see sisu ei asenda siis mitte mingil juhul arstide professionaalset hinnangut. Ja kõikide küsimuste ja probleemide puhul siis kindlasti konsulteeri arstiga ja kui sa tunned ennast väga halvasti või sul on suitsiidsed mõtted või käitumine, siis palun leia endas jõudu ja otsi abi. See kõik, mida ma siis täna räägin, on minu enda vaatenurk, mida ma olen kanaldanud otse siis looja allikast. Ja täpselt nii siis räägin, kuidas see info täna meil jookseb. Tere, Merike! Tere kõigile! Ja kui sa ei ole vaadanud, et mul on ka kodulehel ja isegi siin grupis ja YouTube'i kanalil ka eelmisel aastal tehtud webinar depressioon ja energiatöö. See on siis natukene pikem versioon sellest, mis me täna räägime, et kui see sind köidab ja huvitab ja tahad kuulata, siis see on täitsa tasuta kuulamiseks. ilonasibold.ee või siis energiaterapeut Ilona Sibold YouTube'i kanalil ja siin grupis ka, kui sa paned otsingusse, ma arvan, et depressioon ja energiatöö, siis see video hüppab sulle vastu. Nii et saad seda ka kuulata, pikemalt soovid. Ja kui me nüüd mõtleme depressiooni peale, siis olete võib-olla kuulnud ka seda ütlust, et depressiooni ei teeseldakse, et kõik on hästi. Kas see on tõsi? Tõsi. Et depressiooniga võib siis kaasneda see, et sul on hästi suur häbi seal taga, et sa tunned, et sul on midagi viga, et sa ei saa sellest mustast august välja, siis juhtubki see, et sa hakkad teesklema, et kõik on väga hästi. Et mina olin ka väga suur teeskleja, ma mäletan enda kooliaega. Et ma õppisin väga hästi, mul oli kõik väga hästi, mul on väga armastavad vanemad, kõik on korras, meil oli palju sõpru, ma olin üsna populaarne, ülikoolis samamoodi, aga mul oli depressioon ja enamus inimesi minu ümber ei aimanud seda mitte kusagilt otsast, et see niimoodi siis on. Teine pool siis, mis võib välja tulla, on see, et sa just vastupidi igal sammul eksponeerid seda, et sul on depressioon. Et sa suhtled inimesega ja sa kohe näed, et vot see või sa saad aru, et sellel inimesel on depressioon, ta räägib sellest, ta väljendab seda, see on tuntav ja nähtav. Aga rohkem on siis seda poolt just, et me püüame varjata siis iga hinna eest, et meil selline asi on. Tegelikult siis mõlemat pidi on see appihüüe, et me tahame sisimas alati, et keegi meid aitaks ja sellest olukorrast välja tõstaks, sest see on väga-väga ebamugav, ebameeldiv olemise viis. Kui me oleme teinud depressiooni enda omaks ja oleme seadnud selle pjedestaalile. Kõik, mida me siis oma elus
pjedestaalile seame, see siis võimendub, sellel on fookus. Nii et ka varjaja loodab siis tegelikkuses, et keegi kusagilt tuleb ja teda aitab. Ja kui me siis inimest tõesti vaatleme, siis me ei saa aru, et tal on depressioon, kuna maski kandmine on saanud selle inimese elu osaks. Ja võib-olla olete ka kuulnud seda, et näiteks, et kes on siis endalt ise elu võtnud, pärast tema kohta öeldakse, et issand, ta oli kõige toredam, lahkem, lõbusam ja rõõmsam inimene, keda ma üldse teadsin. Nii et siin siis märgata ka neid inimesi, kes on kogu aeg erakordselt heas tujus, keda te nagu tihti näete, ma ei pea silmas seda, et te näete korraks kedagi ja tal on hea tuju või kusagil õhtul, aga keda te tihti näete ja ta kogu aeg näitab, et ta on väga heas tujus ja et kõik on nii hästi ja kõik on nii suurepärane ja ta aitab teisi ja ta on selline päikesekiir, kes ringi hõljub, siis see ei pruugi alati nii olla. See võib nii olla, aga see ei pruugi. Sügava depressiooniga inimestel on põhiuskumused korrast ära. Ja uskumussüsteem on meil siis kõigil juba 0–7 eluaastani endasse kodeeritud, ütleme niimoodi, need on need sisemised koodid ehk siis tõeks pidamised, mille me oleme siis ammutanud igalt poolt enda sisse. Ja kui sinu põhiuskumused on korrast ära, siis sina võid ka pea peal seista, siis mitte midagi muutuma ei hakka. Ja see arv tegelikkuses, kui paljudel on siis maailmas, kui meie planeedil Maa depressioon on hirmuäratavalt suur, seda siin pakutakse, et 280 miljonit inimest kannatab siis selle all ja aastas sooritab siis enesetapu ligi 1 miljon inimest. Nii et see on üks suur probleem, aga sellega on siis võimalik tegeleda ja sellest välja astuda. Minu enda kogemus depressiooni osas, et miks ma ka nii julgelt sellest saan rääkida, on väga mitmekülgne. Et ma ise kogesin depressiooni enamuse oma elust, mitukümmend aastat või rohkem. Ma olen siis elanud nii, et ma olen kaalunud enesetappu. Ma olen teismelise ja noorena püüdnud teha enesetapu. Ma olen olnud siis depressiivse lapsevanema laps. Mul on olnud väga raskes depressioonis oma laps. Mul on olnud lähedane sõber, kes endalt elu võttis. Nii et mul on hästi palju neid nurki, mida mul on olnud siis nüüd võimalus lähemalt vaadata. Miks see nii on ja mis seal taga on ja kuidas sellest kõigest vabaneda. Ja minul ja minu peres ei ole siis enam ei ühte ega teist ega kolmandat, et mida ma siin kõike nimetasin. Ja seda tänu energiatööle ja eelkõige tänu just FFT, Free Falling Technique tehnikale, mis siis võimaldab energiat shiftida ehk siis alateadvust ümber programmeerida. Kui ma mõtlen endale, kui ma olin laps, siis ma olin väga ülitundlik laps, nii nagu ma praegu olen väga ülitundlik inimene täiskasvanuna, siis ma võtsin lihtsalt oma ema depressiooni endale ja natukene ka siis isa seda tunnet, et mind ei armastata. Ja kui me sellise asja endale nüüd energiasse saame, siis see seal ilusasti istub. Ma olin siis väga hirmul laps, ma kartsin kõike, ma kartsin, et ma ei kuulu, ma kartsin, et ma ei sobitu või mul oli see tunne, et mind hästi palju tõrjutakse ja see kasvas siis nagu lumepall, mis viis siis edasi seal koolikiusamiseni ja kõik sellised asjad ja ka siis klammerdumiseni. Et kui mul olid siis peigmehed, kaaslased,
siis ma kohe naksti klammerdusin ja minu üks suurimaid hirme oli see, et mind jäetakse maha ja et kohe varsti saadakse aru, et ma olen sisemiselt täiesti katki. Ja see siis omakorda tõi esile hästi palju sellist armukadedust ja ebameeldivaid olukordi, sest mitte kellelegi ei meeldi, kui nende külge klammerdutakse. Ja depressiooniga on meil siis enda sees väga halb olla. Me tahaks ikka väga jalga lasta enda seest ja minul oli ka väga-väga kaua enda sees halb olla. Nüüd aastaid seda juba enam ei ole. Ja kui meil selline asi on, siis see on automaatne, et seda me ei saa ignoreerida, et ma nüüd mõtlen ümber, et vot mul nüüd enam ei ole midagi. Niimoodi see paraku ei käi. Vägisi ei saa. Ja iga päev on siis depressioonis inimesel nagu võitlus iseendaga. Et sisemine võitlus on siis hästi tugev, et tahaks ju sellest olukorrast välja saada, aga ei saa. Ja seal võibki olla, et sul on hästi palju, siis tekib ka niisuguseid olukordi, kus sul on lootus, aga see lootus kaob ära ja kahjuks see lootus võib ka lõpuks kustuda. Allasurumine, peitmine ei aita. Et kahjuks ei aita ka meil positiivsete afirmatsioonide ütlemine, mediteerimine. Osad praktikat lihtsalt ei aita, kuna me ei muuda ära siis seda energiat, me ei eemalda seda blokeeringut sinu energiast, siis sellest kasu ei ole, siis me saame seda ainult peitu panna. Aga FFT tehnikaga me siis muudame just need algseid traumasid ja seda uskumussüsteemi, mille sa oled siis endale juba võtnud. Nii et on vaja siis alateadvuses teha päris suuri muudatusi. Otsusega saab ka depressioonist korraks välja astuda, aga paneme tähele, et see jääb siis meie energiasse ikka. Ja ükskõik mis ajal siis võib ilmneda uus trigger, et mingi asi vajutab päästikule ja vops, seal kohal ta siis ongi. Näiteks oled olnud noorena depressioonis, aga see on sinu energias edasi, oled näiteks võtnud ravimeid, saanud terveks, kõik on ilus, aga siis jõuad näiteks teatud ikka, näiteks tuleb sul menopaus või näiteks, ma ei tea, mis iganes su elus juhtub, keegi lähedane lahkub. Ja tagasi ta naksti ongi, et ta oli lihtsalt peitu pandud ja uinuvas seisundis. Nii et kui sul on kunagi olnud depressioon ja sa ei ole sinna juurde teinud energiatööd, siis on üsna tõenäoline, et depressioon on siiski sinu energias uinuvas seisundis. Ja osadel inimestel isegi seal väga vanas eas, siis juba, kui me oleme kõrgesse ikka jõudnud, võib see välja hüpata seal alles, ma ei tea, 80-aastaselt, 90-aastaselt. Kui inimene näiteks on jäänud üksi või tal on tunne, et teda enam ei vajata ja kõik need asjad võivad siis seda trigerdada. Kui sa oled väga sügaval augus omadega, siis sul kahjuks ei ole jõudu otsust teha. Ja seal ei ole üldse jõudu sealt võib-olla ise sellisel moel välja astuda. Kindlasti tasub sel juhul pöörduda arstide poole, kes kirjutavad siis välja ravimid. Ravimid võivad meid päästa kõige hullemast, ütleme nii. Ravimid muudavad meid lamedaks, ütleme niimoodi, et meie energia nagu lamedaks ja vahel on seda vaja. Et siis on aega sealt hakata kas siis tõusma või liikuma. Et siis keegi saab sind hakata aitama. Kui me ravimid ei võta, siis me võime kukkuda nii sügavale auku, et me tõepoolest soovime endalt võtta elu, et me ei suuda seda kõike enam taluda. Ja energiatööd tasub alati koos teha siis arstidega. See ei tähenda iial seda, et sa enam nüüd arsti juurde ei lähe või jätad päeva pealt ravimite võtmise. Ei. Ja kes on võib-olla kuulnud seda, et kui ma võtan ravimeid, siis energiatööl ei ole mõtet. See ei ole nii, sest et me tegeleme energiaga.
Nii, Kairit küsib, ebareaalsustunne on ka depressiooni tunnus. Ja et seda me puudutame kohe ka, mis depressiooni siin need tunnused veel on, aga depressiooni kogeb iga inimene täiesti unikaalselt. Me kõik oleme täiesti unikaalsed, aga on loomulikult ühised tunnusjooned. Ja kui see ebareaalsus sealt reaalsusest väljas, sest me tahame üldiselt ära põgeneda, võtab võimust, siis on see näitab sulle seda, et sa ei taha siin olla, sa ei taha hetkes olla, et millegi eest on vaja siis põgeneda. Nii et see võib olla täiesti üks variant sellest tõepoolest. Kõikidel inimestel, kellel on depressioon, on energeetiline sagedus väga madal. Väga madalal sagedusel vibreerimine ehk siis vibratsioon on liiga madal. Ja üks kiiremaid võimalusi ongi siis hakata tõstma vibratsiooni ehk tulema sealt august välja. See ei tähenda muidugi seda, et see juhtub nüüd nagu kohe, et hetkega, aga sealt on võimalik siis samm-sammukese haaval hakata tulema ülespoole. Ja kui meie muudame sagedust, just nimelt seda energeetilist sagedust, siis depressioon, see energia ka lahustub, sellepärast et mingid asjad toimuvad teatud sagedustel ja depressioon toimub madalatel sagedustel, seal, kus meil on häbi, seal, kus meil on süütunne, seal, kus meil on viha, kõik seal madalas spektris. Ehk siis, kui Hawkinsi skaala järgi võtta, siis kõige madalamatel sagedustel. Samamoodi nagu iga haigus sinu kehas, kui sa sellelt sageduselt lähed ära, mis on selle haiguse sagedus, siis sul seda haigust enam ei ole. Nii et sellel haigusel ei ole võimalik kohal olla sellel sagedusel, kui sa seda tõstad või sellest ära liigud. Mis on siis depressiooni märgid? Kõige suurem depressiooni märk on see, et sa elad minevikus. Elad minevikus. Kuidas sellest siis aru saada? See tähendab seda, et me mõtleme kogu aeg nende asjade peale, mis on toimunud meil minevikus. Siit võib tekkida nüüd küsimus, et kui näiteks laps on depressiivne või võtnud selle vanema energia, kuidas tema saab siis, kui ta on nii väike, minevikus elada. Tema haarab siis kinni sellest ema või isa minevikust. Ehk tema hakkab tajuma siis seda, et sellest siis paremini aru saada. Ja kui me kogu aeg minevikus elame, siis meil ei ole ühendust olevikuga. Me võime tunda siis ennast just nimelt teistsugusena. Me võime tunda ennast kaugena. Tähendab, kõikidest ümbritsevatest inimestest me tunneme, et me oleme kuidagi eemal. Me võime tunda, et me oleme väga erilised, et me oleme teistmoodi, et me ei sobitu mitte kusagile. Ja isegi kui siis lähedased väljendavad meile enda seda hoolimist meie suhtes, ja tahavad meid aidata ja toetada, siis meil on ikka ja alati see tunne, et nad ei saa meist aru ja me tahame, et nad jätaksid meid rahule. Nii et meil on kogu aeg siis selline suur sisemine võitlus ka sees, et seda on siis tunda igal hetkel, see võitlemise tunne. Ja see siis põhjustab ka järjest suuremat distantseerumist, mis siis järjest rohkem tekitab seda tunnet, et keegi ei mõista meid, keegi ei aita meid, keegi ei saa meist aru. Ja sellest tekib siis selline suur nagu nõiaring, ütleme nii. Ja see läheb siis sügavamaks ja me võime jääda sellesse pikaks ajaks kinni ja kinni just oma depressiivsetesse mõtetesse. See on siis nagu sa oleksid suures veekeerises, kogu aeg tsentrifuug käib, nagu vanad pesumasinad olid näiteks. Ja siis sa korra tuled siia vee peale, hingad õhku ja siis sa jälle võitled siin. Ja siis võtad jälle õhku ja sul on tunne, et see keeris kogu aeg imeb sind sisse ja järjest sügavamale. Ja järjest vähem on sul õhku, et hingata ja
elus püsida, et sul on tunne, et sind kogu aeg siis tõmmatakse põhja. Et kui ärevus on siis hoopis teistpidi, et on siis tulevikule suunatud, ehk sa muretsed ja kardad kogu aeg tuleviku pärast, on siis hirm selle taga, et sa püüad kogu aeg meeleheitlikult tulemust määratleda, siis depressioon on just minevikus elamine. Ja kui sul on need mõlemad siis koos, siis on veel eriti keeruline. Ja depressiooni kõik algpõhjused me leiame ikka lapsepõlvest, ükskõik kui vanas eas sinu depressioon ennast sulle ilmutab. Ja me oleme lapsena ühel või teisel moel kogenud mingisugust traumat, olgu siis emotsionaalne või olgu see siis seksuaalne või füüsiline väärkohtlemine või siis ka vanema või lähedase kaotus. Nii et kahjuks on meil kõigil valusaid kogemusi. Ja on siis suur seos ka nende traumade ja meie füüsilise tervise vahel. Nii et depressiooni puhul siis tuleks kindlasti ka tegeleda oma sisemise lapse tervendamisega ja sisemise leinaga, kui on siis juhtunud mingisugune suur kaotus lapsepõlves ka. Ja minul on siis 2 programmi selleks, mida sa leiad mu kodulehelt ka, kui otsid, et on siis leinkaotus hülgamine kursus ja sisemine laps terveks programm, mis siis aitab neid pooli paremini korda teha. Mis on siis depressiooni sümptomid? Sul võib olla püsivalt kurb, murelik või tühi meeleolu. Sul võib olla lootusetuse tunne ja kogu aeg on selline tunne, nagu tass on pool tühi, kogu aeg on pessimism, kõik on halvasti. Esimene reaktsioon kõigile on, et midagi on kusagil halvasti või et kui keegi pakub ka välja mingisuguse muutuse, siis sa reageerid kohe, et ei, see ei sobi, see on halb, see on paha. Et igas asjas märgata just nagu halba. Mis siis veel võib olla? Sügav süütunne loomulikult. Et kui minul näiteks lähedane sõber, kui ma olin siis noor inimene ülikooli ajal, kaotasin oma sõbra, kes võttis endalt elu. Ja mina olin viimane inimene, kellega tema telefonis rääkis. Et ma elasin selle süütundega ikka mitukümmend aastat, kuni ma siis jõudsin energiatööni ja sain selle endast lahti lasta. Sest sellised asjad kõik mõjutavad siis ka meie vaimset tervist väga tugevasti. Siis võib sul olla väärtusetuse tunne või abituse tunne, et sa oled täiesti abitu inimene, sa oled täiesti väärtusetu inimene. Võib olla ka huvi või nagu naudingute vastu igasuguse huvi kaotamine. Sa oled teinud midagi elus võib-olla toredat, sul on olnud mingisugune hobi, sa oled käinud võib-olla mingi seltskonnaga koos või teinud midagi, mida sa siis kunagi nautisid ja nüüd enam mitte. Et seal kaob ka näiteks huvi siis võib-olla seksi vastu, naudingute vastu, et mida siis ka partneriga jagada. Väsimus, energiataseme vähenemine ja selline aeglustunud tunne, et kõik on nagu aegluubis liigub. Raskused keskendumisel, raske on meeles pidada midagi või väga raske on teha otsuseid. Unetus, varahommikune ärkamine või liigne magamine, näiteks see tunne, et sa tahad kogu aeg magada, et jõuadki koju ja kohe jälle keerad ennast magama, mitte midagi teha ei taha. Võib olla isutus või kehakaalu langus või vastupidi, sööd ennast täiesti pööraseks, kõik mis ette juhtub ja sööd ennast suureks. Surma või enestapu mõtted, enestapu katsed, rahutus, ärrituvus, hästi kergesti ärritud iga asja peale. Või ka siis püsivad füüsilised sümptomid, mis ei allu ravile. Näiteks, et kui sul on pidevalt migreenid, peavalud, midagi kusagilt valutab, hästi palju seedehäireid, krooniline valu. Et see ka siis võib olla üks sümptomitest, et sul on depressioon, need siis omavahel on siis niimoodi ühendatud. Ja mitte igaüks ei koge siis kõiki neid sümptomeid, nagu ma ütlesin, siis me oleme väga-väga unikaalsed.
ja see võib olla väga erinev, sul võib olla siin nimekirjas väga palju muid asju juures. Ja see raskusaste nendel sümptomitel on siis ka täielikult erinev ja võib aja jooksul muutuda. Mida tundlikum on inimene, seda hullemalt ta seda depressiooni kogeb. Nii et ja see, mis siis soodustab depressiooni tekkimist, neid asju on ka päris mitmeid. Üks põhilisi asju on siis see, mida sina ise endast mõtled, kuidas sina iseennast tajud ja millised on sinu uskumused vaimse tervise kohta ka. Ja depressiooni juurde käib siis totaalne rõõmupuudus. Sa võid teha küll nägu, et sa oled väga rõõmus, aga sa ei tunne rõõmu ja sul on madal vibratsioon. Sa ei suuda ennast armastada ega väärtustada. Ohvriroll. Tihtipeale kaob siis elu mõte või pole siis seda isegi mitte kunagi olnud. Minul näiteks oli pidevalt see tunne, et ma ei taha olemas olla. Ja ma mäletan ühte perioodi oma elus, kus ma lugesin hästi palju igast eluloo raamatuid ja siis ma lugesin Brigitte Bardot elulugu ja ma kohe tundsin, et ma olen selle inimesega kuidagi ühes paadis või sarnane, sest tema ka kirjeldas selles raamatus, kuidas, ma mäletan, kui vana ta siis seal oli, kas 16 või nii, et kuidas tema iga päev hommikul esimene mõte oli see, kuidas mitte olemas olla. Nii et ma kuidagi seal noorena siis leidsin, et näed, et teistel on ka selline asi, et samastumine siis kellegiga veel sinna juurde. Sellepärast, et see olemine muutus nagu niivõrd raskeks. Ja minu jaoks siis see kulmineerus alles, kui ma sain peaaegu 45-aastaseks, sest iga päev oli see mõte, et issand jumal, millal see jama ükskord lõpeb, kuna selleks ajaks olin ma endale ka kõiksugu haiguseid külge juba genereerinud, sest kui me ei pane tähele, siis meie keha hakkab meiega rääkima, hakkab meile hõikama, et kuule, lõpeta ära, tee seda ja teist ja kolmandat teisiti. Siis ma olin endale ikka väga igasuguseid asju külge lisaks depressioonile tõmmanud, siis seal artriiti, Renault-tõbi, kõike muid asju, et mul olid nii suured valud, et ma ei saanud korralikult käia, et mu liigesed olid nii haiged, kuni siis mul oli surmalähedane kogemus, kus mul oli siis mitu kollapsit ja see hetk oli minu jaoks siis hästi pöördeline ja selle järel ma siis leidsingi kohe energiatöö ja minu elu muutus täielikult. Ja seal alles siis 45 eluaastat vanana ma sain aru, mida tähendab tunda niisugust rõõmutunnet või niisugust õnnetunnet ja ma olin ikkagi täielikult päriselt, et see on olemas ja see on päriselt minu sees. Et see ei tulnud kusagilt väljaspoolt, sest need kõik asjad, millest ma räägin, on meie sees siis olemas. Ma mõtlen need vibratsioonilised sagedused, seal oletame, et süütunne või hirmud ja need on kõik siis meie sees, ka positiivsed on meie sees uinuvas seisundis, et kas me nüüd leiame nad üles ja on võimalik need üles leida. Nii et kui ärevuse puhul on siis põhjuseks suur hirm, siis depressioon teeb sellise olukorra, kus me tahame ennast kehtetuks tunnistada. Meil on suur soov ennast kehtetuks tunnistada. Ja kuidas see depressioon siis tekib? Depressiooni tekkepõhjuseid vaadates siis üks variant on see, et keegi pikka aega räägib sinust halvasti, räägib sulle midagi halvasti ja sa hakkad uskuma, et see on tõsi. Ehk see on sinu uskumus, et sa oledki selline. See siis ka lapsepõlvest, näiteks kui sulle hakatakse rääkima, sa oled laisk, lohakas, rumal, selline, et nimetatakse sind teatud nimedega, siis see võib olla ka mingisugune väike asi või täitsa juhuslikult ka kuuldud, siis on võimalik, et sa oled võtnud selle enda energiasse.
ja siis see hakkab samamoodi muudkui kuhjuma ja võimenduma ja tooma sinna juurde seda, et inimesed hakkavad järjest ja järjest rohkem sinust halvasti rääkima, sulle halvasti rääkima. Eks minu puhul ka siis, mis jõudis siis koolikiusamiseni, et kuna ma ise tundsin väga selgelt seda, et ma olengi kuidagi halb, eriline ja teistmoodi, siis see tuli ka kohe minuni. Nii et see alge on seal juba olemas, kui keegi hakkab sulle halvasti ütlema ja sinust halvasti mõtlema. Ehk sa hakkad seda oma energiaga tõmbama. Ja teine asi, mis sealt edasi siis läheb kohe, on see, et sa hakkad iseendale rääkima enda kohta halbu asju ja mõtlema endast halvasti. Et kogu aeg, issand, kui loll ma ikka olen, ma olen ikka täiesti saamatu, ma olen ikka täiesti võimatu, ma ei saa mitte millegiga hakkama, ma ei kõlba mitte kusagile, ma ei oska seda, teist ja kolmandat. Nii et see on negatiivne sisekõne, see on enesesüüdistus, et see ka siis hakkab siis sinna depressiooni poole lükkama. Kolmas tekkepõhjus on siis ka see, et sa ei näe väljapääsu. Ükskõik, mida sa teed, sul on see tunne, et kõik läheb vussi, kõik läheb halvasti, kõik läheb nässu. Sa lähed entusiasmiga peale ja kukud siis tagasi veel suuremasse auku. Neljas, sa ei tea, kes sa oled ja miks sa elad. Näiteks otsid kogu aeg terve oma elu vastust sellele, kes sa siis päriselt oled. Ja vastust sellele mitte kusagilt ei tule, siis see on ka märk sellest, et seal hakkavad need energiad sind auku tõmbama. 5 on siis lapsepõlvest võetud uskumuse süsteem, et on kelleltki siis võetud kõik need uskumused nii, nagu nad meil ongi ja seal on siis palju depressiivsust, et sa oledki sellises keskkonnas olnud ja nende inimeste ümber, kelle energia sa oled siis endale tõmmanud, enda omaks teinud. 6 traumad. Kõik sugu olukorrad sinu elus, mis on tulnud sulle midagi siis õpetama, et need on siis traumad. Et sul on tunne, et see traumade kuhi või see kasvõi see üks trauma on sedavõrd suur, et see määrab su elu ja et sa ei saa sellest jagu üle ega ümber. Et sa ei ela enam oma elu, vaid sa elad seda traumat. Ja 7 ema ja isa energia ja uskumused. Nii näiteks, kui minu emal oli depressioon, siis mina sain selle endale. Võtsin lahkesti endale ja kandsin seda siis edasi ja kandsin selle edasi siis oma tütrele, kes veel omakorda tajus seda kõike kordades tugevamini kui mina. Aga õnneks me saime selle piduri siis pandud, nii et tema lastele edasi siis depressiooni energia ei liigu. Ja mul oli kombeks rääkida, et depressioon on haigus. Haigus nagu kopsupõletik ja kõik muud sellised asjad. Ja kui me siis vaatame selle taga uskumust, siis see tähendas ainult seda, et arstid, ravimid ja midagi muud peavad mind aitama. Ehk mul oli kogu aeg see tunne, et abi peab tulema väljaspoolt. Aga tegelikult abi tuleb seest poolt, kui me oma uskumuse süsteemi korda teeme, vibratsiooni tõstame. Ja depressiooniga kaasneb uskumusüsteemis ka selline asi, et sul on tunne, et depressioon on paratamatus. Sellest ei ole väljapääsu, sellega peab elama, et ma olengi selline. Ja jällegi siis enda kehtetuks tunnistamine. Ja paraku sellepärast ongi vähe kasu depressiooni puhul vahel just psühholoogidest, et me ainult räägime oma negatiivsetest asjadest, aga siin ei ole lahendust taga. Me võime aastaid käia ja rääkida ja see on omamoodi mahalaadimine, et kui me räägime, aga me ei muuda energiat siis selle depressiooni taga.
Ja märka ka seda, et kuidas sa depressioonist räägid, kui sul on depressioon. Sest kui sa kogu aeg räägid näiteks, et mul on depressioon või ma olen depressiivne, siis sa teed ennast depressiooniga üheks. Et sa määratled ennast lõpuks, et mina olengi depressioon, aga tegelikkuses oled sa siis palju muud selles elus. Ja me unustame ära siis selle aja, et kui meil näiteks seda ei olnud või meil ei olegi võimalust olnud kogeda seda aega, et meil depressiooni ei ole, näiteks nagu minul, sest see tuli ikkagi kaasa minu emalt. Aga meil on siis võimalik sellest välja tulla, et nii nagu me selle endale ka lõime, kui me oleme pannud selle endale õppetunniks, ehk alati meie hing siis loob need õppetunnid, kui me tuleme siia maisesse kehastusse elama, siis üks pool võib olla ka see, et kuidas sa hakkad ennast lõpuks väärtustama. Nii et kõik, mida me elus siis pjedestaalile tõstame, see võimendub. Kui me kogu aeg hoiame fookust sellele, et mul on depressioon, siis see võimendub. Toon ka siit mõned uskumused lihtsalt esile, et depressioonis inimestel, mis siis on ja mida lihtsalt niisama mõttega ümber ei muuda, on siis näiteks see, et ma pean kõigile meeldima. Et ka siis lapsepõlvest tulnud energia tavaliselt. Ma pean kõigile meele järele olema ja et mu väärtus sõltub siis sellest, et kuidas teised mind näevad, et mida inimesed minust arvavad, on kõige olulisem. Ja seal ongi siis see, et kui sa saad selle tunde kätte, et ma ei meeldi ju kõigile või siis lõpuks ka see, et ma ei meeldi mitte kellegile, siis on selline tunne, nagu see elu on läbi. Veel uskumused ja sinna juurde siis tuleb pidev heakskiidu vajadus. Et ma pean saama kellelgi kindlasti heakskiidu, et see, mis ma teen, on õige. Ja see võibki siis muutuda ennast hävitavaks, et kui sinu enesehinnang on seotud teiste heakskiiduga. Ja siia juurde käib ka siis see veel, et ma pean palju saavutama. Et kui ma ei saavuta, siis ma olen läbi kukkunud, siis ma olen täielik jobu. Nii et need depressioonis inimesed usuvad siis ekslikult, et just need saavutused moodustavad siis enesehinnangu. Et need inimesed, kes on palju saavutanud, et nendel on kõik hästi, et nad on palju väärtuslikumad inimesed, palju paremad, toredamad, õnnelikumad. Ja see on täiesti kindel uskumus. Nii et sellest on vaja siis vabaneda, et depressioonist välja tulla. Veel uskumustes siis ma pean olema perfektne. Ma pean olema perfektne. Kui ma perfektne ei ole, siis on jama käes ja sellest siis hästi palju erinevaid versioone. Et töö osas ka näiteks, et kui ma tööl ebaõnnestun või olen luuser, siis ma ebaõnnestun ka elus. Ma olen läbi kukkunud. Et kui ma ei saa millestki aru, kas või üks pisikene asi, siis ma koheselt olengi rumal ja loll, et peab olema nagu maksimum kogu aeg. Et kui ma jään milleski teistest maha, et ei oska samaväärselt, siis ma olen kohe kehvem. Ja eksida ei tohi mitte mingil juhul, sest see on läbikukkumine. Et ma pean olema perfektne, see on siis kõik või mitte midagi uskumus, mida siis tavaliselt depressioonis inimesed kannavad. Ja on siis seotud just perfektsionismiga ja see tuleneb siis ka ja tuleb meie energiasse lapsepõlvest. Ja võib-olla ka siis see, et ma tunnen, et ma pean olema samasugune nagu teised inimesed. Mida see siis tähendab? Ma ei tohi eristuda. Ma pean olema nagu näiteks liidrid. Või et kui klassis on popid head õpilased, siis ma pean ka olema hea õpilane. Kui on popid halvad õpilased, siis ma pean olema ka halb õpilane. Millised riided ma pean kandma, millised hinded mul peavad olema. Kõik peab olema nii nagu liidritel, sest muidu mind märgatakse ja tuleb suur jama. Ja need on siis üksikud väiksed uskumused, mis ma siia esile tõin, mis siis depressioonis inimestel on. Ja kõikide nendega
saab siis hakata tegelema ja hakata nagu rohima neid välja meie uskumussüsteemist. Ja selle jaoks olen ma loonud programmi Astun tunnelist valgusesse ehk siis depressioonist väljumise programm. See programm on mulle endale äärmiselt olulise tähtsusega. See on üks minu, ütleme, selle teekonna siin maises kehastuses üks asi, mida ma pidin tegema inimeste heaks, enda poolt edasi selle andma. Ja ei tulnud see siis alguses sugugi lihtsalt, et ma pean siin rääkima natukene seda lugu siia juurde. Et mõte siis depressioonis inimese aidata oli mul päris ammusi, mitu aastat juba, kui ma energiatööga hakkasin tegelema. Ja mul oli ju selge pilt ka, et mis seal taga on, millised energiat seal taga on, millised uskumused seal taga on. Aga ma kuidagi väga viivitasin sellega. Aga möödunud aastal, see oli siis aasta tagasi, natukene vähem kui aasta tagasi, kui ma jäin koroonasse ja üldiselt viirused siis tulevad meile, kui meid on vaja pikali panna, kui me midagi tähele ei pane ja ignoreerime midagi. Ja jäingi koroonasse ja see programm kanaldus mulle siis täielikult selle koroona ajal. Nii et ma olin voodis pikali maas, mul oli kõrge palavik ja siis ma muudkui kirjutasin, sest ma ei saanud teisiti. Aga enne seda kogu selle programmi saamise loo juurde ja selle programmi ma pühendan ja olen ka pühendanud siis ühele imekenale noorele naisele, kes siis on lahkunud ülemöödunud aastal. Ta võttis endalt elu, ta oli mu tütre sõbranna ja ma nimi oli Lisette. Ja Lisettega on mul väga-väga eriline side. Ma ei kohtunud temaga kunagi, kui ta oli selles maises kehastuses, aga ma kohtusin temaga kohe, kui ta oli lahkunud. Kui see on lugu ja jutt, mida sa vastu ei võta oma teadliku teadvusega, siis see on ka täiesti okei. Aga mina ülitundliku inimesena siis suhtlen väga palju ka nähtamatu maailmaga. Ja tollel hommikul, kui mu tütar mulle helistas nutta kõksudes, et ta sõbranna on endalt elu võtnud, siis see oli veel hästi imelik hommik minu jaoks. Et kui ma tavaliselt igal hommikul teen siis hommikurutiini ehk siis kaitsen oma energiat, puhastan oma energiat ja teen igasuguseid asju, et päeva alustada, siis sellel hommikul ma seda veel teha ei olnud jõudnud. Nii et kõik mu uksed olid põhimõtteliselt lahti. Ja Lisette saabus siis nii intensiivselt minu juurde, minuga rääkima. Ta seletas mulle kõik, kuidas peab matustel, kuidas peavad talle kõik punased roosid tooma ja et ma pean võtma ühendust vanematega, ma pean neile edasi ütlema igasuguseid asju. Ja loomulikult ma ei olnud kunagi kohtunud ega teadlik üldse tema vanematest ja ma mõtlesin siis, et issand, et kuidas ma nüüd nii sügavas leinas inimeste poole üldse sellise jutuga pöördun, sest inimesed ei võta sellist asja vastu, et see on juba ebaeetiline. Aga ma rääkisin oma tütrele sellest ja ta ikkagi andis minu info edasi Lisette emale, mille üle mul on hea meel, et Lisette ema oli valmis kuulama mind ja saama siis sõnumeid oma lahkunud tütrelt. Ja Lisette oli siis nii intensiivselt minuga koos terve see nädal, enne kui ta kremeeriti. Ja ma ei saanud teda kuidagi eemale endast, et see on minu jaoks ka väga haruldane ja ainulaadne kogemus, sest ta oli niivõrd tugev ja võimukas, et ta lihtsalt kogu oma tunnete skaala ja kõik asjad, mida ta tahtis mulle öelda, seda oli hästi-hästi palju. Kuidas ma ütlen, kui ta tuli, siis lihtsalt mul pisarad hakkasid voolama, sellepärast, et kui ükskõik inimene on võtnud endalt elu, siis mingisugusel hetkel ta saab aru, mida ta on teinud. Et alguses on küll näpud püsti või on tore, et nii on läinud, aga mingi hetk jõuab see kohale ja ma temaga koos siis tajusin läbi kogu selle spektri, mida
mida ta seal siis koges. Et ta lasi must lahti alles siis, kui oli siis kremeerimine toimunud, aga ta on käinud minu juures ka hiljem teatud asju arutamas või ka siis ütlemas, et nüüd sa pead tegema selle depressiooniprogrammi ja nüüd ta tuli mulle jälle ütlema, et on jälle aeg. Ja ma alustan siis astun tunnelist valgusesse depressiooniprogrammi kordusega jälle 1. veebruaril, kus siis tegelikult on Lisette sünnipäev, et see oli tema soov ja temale ma pidingi, kui ta lahkus, andma lubaduse, et ma selle programmi teen ja aitan noori inimesi ja üldse depressioonis inimesi, et ei pea siit elust lahkuma, et alati on väljapääs. Nii et selle programmi ma siis täielikult pühendan Lisettele. Selline lugu. Ja need mõned näited, mis ma siin täna tõin, mis uskumused on siis depressioonis inimestel, nendega me tegeleme selles programmis ja seal programmis me läheme täiesti sügavuti personaalselt, sukeldume sinu uskumussüsteemi, sinu energiasse vaatame. See tähendab seda, et ma lähen su energiasse, vaid et ma vaatan, mis seal on ja me lihtsalt EFT tehnika abil muudame seda energiat. Me hakkame seda siis sügavalt muutma. See programm jääb sulle vaadatavaks alatiseks, kui on veel mingeid kihte üles tulemas, sa saad alati seda korrata, alati seda vaadata. Ja ma tõesti soovitan võtta alati siis ravimite ja arstide kõrvale võimaluse teha energiatööd, sest sellest on suur abi ja räägin seda tõesti iseenda kogemusest, oma klientide kogemusest, et ma olen ikkagi väga-väga paljusid inimesi aidanud ja mina olen see, kes teeb uksed lahti ja näitab ja aitab seda sealt korda teha, sest tegelikkuses korda teed seda sina ise. Ainult peab olema siis see soov ja tahtmine seda muutust teha, aga see ei ole tahtejõu pealt. Et vahel me arvame, et me peame tohutut usku, kui asi oleks usus, siis kõik inimesed, kes on usklikud, nendel oleks siis elu nagu lill, aga see nii ei ole. Kui asi on uskumussüsteemis ja see on sulle sisse kodeeritud, siis see teadliku teadvusega uskumine siin ei aita. On vaja teha see muutus energias ära. Ja infot meile tuleb siis väga-väga palju erinevatest kanalitest depressiooni ja vaimse tervise kohta. Tuleb siis telekast ja sotsiaalmeediast ja ajalehtedest. Ja kui sul on probleemid, siis üldiselt me otsimegi lahendusi, mis on tore ja otsime seletust olukorrale, et millest sa oled ja miks sa oled. Ja pane tähele siis, et sina ka osasid seletusi pead tõeseks ja osasid mitte. Isegi kui mina siin midagi räägin, sulle tundub, et see on igavene jama või et jaa, see on mulle tuttav. Ja ikka vastavalt siis oma uskumussüsteemile. Kahjuks on nii, et kui sa kuulad kogu aeg seda negatiivset infot, siis ka täiskasvanud inimesena me võime sealt noppida endale lisa oma uskumussüsteemi. Nii et sa võid võtta veel siis lisaks midagi, mida sa oled kuulnud enda uskumuste süsteemi täiesti sisse, mida sa oled näiteks lugenud ja see ei ole siis alati hea. Võib-olla oled näiteks lugenud või kuulnud, et depressioon on sul geenidest või et su ajukeemia on paigast ära, et need on siis puhtad uskumused. Või siis hästi tugevad uskumused on näiteks see, et sa peadki elu lõpuni selle depressiooniga siis nüüd koos elama, et sa oled elu lõpuni lõksus. Ja kõige parem viis on siis üritada kuidagi siin elus toime tulla, kas siis psühholoogi abiga või ravimeid manustades. Ometi on nii palju uuringuid, mis ütlevad, et depressioonil ei ole mitte mingisugust seost ega pistmist geenidega ja väga-väga raskes depressioonis olnud inimesed on täielikult tervenenud ja elavad õnnelikku elu. Nii et oht oma uskumustesse kinni jääda on meil ilmselge.
Kahjuks meil on väga-väga raske enda tõekspidamisi kahtluse alla seada, sest need on ju meie tõekspidamised. Aga kui sa saad vähegi aru, et midagi on viltu ja nii ei ole okei, siis võiksid leida energiatöö ja hakata sellega tegelema. Siit tulebki just see, et energiatööga on siis võimalik teatud energiatööga muuta seda uskumuse süsteemi ja seda energiat. Sest me muudame ka lisaks sagedust ja muudame lisaks ka vibratsiooni. Ja vahel on nii palju, kes teevad mingisuguseid kampaaniaid sotsiaalmeedias või ajalehes või telekas, kus antakse edasi hästi palju enda mõtteid ja ideid just selles nurga alt, et sa oledki elu lõpuni hädas ja vot nüüd nii ongi. Ja kogu see sisu on nagu selle peale, et sa pead toime tulema, et kannatame siin koos, et seda on iseenesest väga kurb lugeda ja vaadata. Et see võibki panna sind sinna nagu tsementi kinni, et me oleme siin nüüd kõik koos, kõik õnnetud, kõik ongi jama, mitte midagi teha ei ole, kannatame siin koos ja et sa ei tahagi sealt välja tulla. Sa ei tahagi laiemalt vaadata, millised võimalused sul on oma elu palju õnnelikumaks elada. Nii et üldiselt see on nii jah, et kui on meie tõekspidamine, siis me peame seda õigeks. Kui ei ole, siis me ei pea. Nii et vaimse tervise teemadel on ka võimalik ennast siis lõksu tõmmata sellega, mida sa ümberringi kuuled. Et millised on siis need teiste inimeste seisukohad ümber sinu. Nii, kas on küsimusi vahepeal tulnud? Julged siis ja küsi, et siis ma vastan neile. Ja julgustan väga tulema sellesse programmi. Ma panen lingi ka kohe varsti siia, et homme õhtuni veel siis terve homne päev on sooduspakkumine sinna programmi, millega me alustame siis 1. veebruaril ja see kestab peaaegu 2 kuud. Nii et sellel on 7 moodulit, kus me sügavuti tegeleme sellega, et tuua sind valgusesse. Et sa ei pea olema pimedas tunnelis, et sa saad sealt välja tulla ja et sa saad aru, et ilma depressioonita on võimalik elada. Sest kui me oleme kriisis, siis me usume, et väljapääsu ei ole, aga tegelikult on väljapääs täitsa olemas. Nii et ja tihtipeale soovitakse ka seda, et hakkad tasapisi muutma seal enda mõtlemist, et inimesele, kui näiteks enda juures midagi ei meeldi, siis tasapisi hakka tooma sisse, et ma ikkagi kuskilt otsast olen kena ja tore ja hea. Aga kui see on su uskumussüsteemis sees, et sa oled loll, nõme, kole, siis sa võid olla mis maailm, sa võid olla kõige ägedam tegelane, kui sa ise tunned, et see on teisiti, see on sinu tõekspidamine, siis midagi ei ole teha, on vaja teha energiatööd. Nii et FFT Free Falling tehnika abil me saamegi siis muuta seda uskumussüsteemi nii palju, et sa hakkad aru saama ja tundma asju positiivses võtmes. Kui sa oled pimedasse tunnelisse astunud, siis sealt tunnelist on samamoodi võimalik välja astuda. Aga kahjuks ei saa siis muutust teha, kui sa ei ole valmis oma probleemidele otsa vaatama, kui sa ei ole valmis olukorrale otsa vaatama ja põhjustele, siis läheb natuke aega. Aga igal juhul abi otsida, kas siis arstidelt, kas siis ravimitest, ükskõik mis, aita ennast, võta abi vastu. Ja kui tehtud palju, aga tekib ikka raske tunne, kipub tulema, et ei aita miski, siis see on ka uskumus. Ja seal tuleb kindlasti vaadata, miks see tuleb, sest see on täitsa puhas uskumus, et mitte miski ei aita.
See on väga-väga sirgjooneline, aga lihtsalt, et vaadata, et kust ta tuleb ja kas sinna külge on kleepinud veel endal mingid uskumused või mis olukorras see siis välja tuleb, mis seda siis trigerdab ja loomulikult sellega on võimalik igal juhul tegeleda. Nii, ma tahaksin vaadata nüüd teie küsimused, mis tulid gruppi. Ja kui sul on veel küsimus, sa võid panna siia ka. Niikaua kui ma otsin, ma panen praegu teile siia selle lingi selle programmi kohta. Leian selle koha üles. Siis me saame juba alustada ja seal programmis ka, et kui sa ei saa otse osaleda, siis kõik on järele vaadatav. Et energiatöö aega meil ei tunne. Nii. Link tuli siia. Nii, kuidas ma saan aru, kas ma olen ülitundlik ja korjan üles või on uskumus? Selles mõttes ülitundlik lihtsalt tajub mingeid asju tugevamalt. Ja igal juhul, kui sa seda juba tunned, siis see on sinu uskumussüsteemis. Kui sa tunned, et miski ei aita. Kui on ainult mõte, siis on võimalik veel seal korrektiive teha. Merike kirjutab, minul on nii raske seda energiatööd teha, kuidagi ei taha ma sinna sisse minna. Ikka tulevad muud mõtted selle ajal pähe. Avastan ennast mulle mõtlemast tihti ja tunnen ikka, et ei saa hakkama. Ja. Selle asja nimi on enesesabotaaž. Kui me oleme harjunud olema, näiteks kui minul oli depressioon, ütleme 45 aastat, siis kui mina järsku tundsin, et õnnelik on võimalik olla, rõõmus on võimalik olla, siis mingi hetk ma tahan ikka minna tagasi sinna, mis on mulle tuttav. Ja nii kurb, kui see endiselt ka ei ole, siis inimeste kõige suurem hirm on see, et kõik läheb hästi, kõik on hästi, sest kusagilt alateadvusest tuleb see ei ole võimalik, siin on mingi trikk, siin on mingisugune jama. Ja kui me ei taha energiatööd teha, siis meil oleks vaja vaadata, miks me ei taha endale häid asju. Reeglina on see, et ma ei ole väärt, et minul on kõik hästi. Sest võib-olla ka see, et ma peaksin nagu teistega koos kannatama. Näiteks mul ümberringi sõbrannadel on kõik midagi pahasti või perel on midagi pahasti või ühiskonnas on midagi pahasti, siis ma pean olema kannatajate grupis. Aga mõtle nüüd, kui ma tulen, mul on kõik nii hästi, kõik on nii tore, siis kõik vaatavad mind ja ma enam siia ei kuulu. Nii et Merike, seal taga on kindlasti mingi väga konkreetne põhjus, miks sa energiatööd teha ei taha. Ja just see, et mis see siis on, miks sa selle ära saboteerid. Ja see on ka täiesti loomulik, et muud mõtted tulevad pähe. FFT tehnika puhul näiteks, kui programme teha, siis need protsessid on niivõrd kiired, et sul ei ole väga palju aega seal kusagile oma mõtetega minna. Et FFT tehnika ei ole rännak, sa ei pea kogema ka seal suuri tundeid, et energiatöö selles mõttes toimib nagunii. Ja kui muud mõtted tulevadki, see on meie tavateadvus, meie ego sõidab sisse, et hakkame siin midagi mõtlema, peaasi, et ma ei tunne. Aga tegelikkuses on siis kogu see asi ikkagi toimub, kui sa seda teed. Kõige hullem on see, kui sa endaga ei tegele. Ja kui see tunne on, et ei saa hakkama, siis et energiatöö puhul sellist asja nüüd, no ma mõtlen FFT tehnika puhul, mida mina siis kasutan, sellist asja, et ma ei saa hakkama, ei ole olemas, aga see on sinu tunne, et ma ei saa hakkama, see tuleb energiast siis eemaldada. Miks tundub kõik mõttetu? Mõttetu tundub kõik siis, kui sinu energeetiline sagedus on liiga madal. See on selline apaatia sageduse, võnke sageduse koht, kus kõik on mitte mingit mõtet, mitte millegi ei ole, mitte mingit mõtet. See on energia. Selle taha tuleb samamoodi vaadata, mis seal on, miks sa ennast selles kinni hoiad ja kuhu sa oma mõtte pannud oled. Mis on sinu jaoks tähtis, mis on oluline, kas sa teed elus neid asju, mis sulle meeldivad või mitte.
kas su töö on see, mida sa tahad teha tegelikult, kas su elu on selline, nagu sa tahad tegelikult. Nii et sellele tuleb otsa vaadata ja sellel sageduselt tuleb siis lihtsalt minema astuda. Nii, leiame need küsimused nüüd lõpuks üles, juba läks vahepeal meelest. Nii, Terje küsis, et kas kõrvalseisja saab midagi depressioonis oleva inimese heaks teha peale selle, et tegeleb endaga? Loomulikult on see, et kes on depressioonis olnud, teab, et sellest ei ole midagi kasu, kui keegi lähedane tuleb su juurde ja hakkab sulle mingisugust tarka juttu rääkima. Kui sinul on depressioon ja sina oled omadega mustas augus, siis see on ühest kõrvast sisse, teisest välja ja see on väga häiriv, sa hakkad inimest vältima, sa ei taha sellest midagi kuulda. Eriti, kes tahavad sind tupsutada ja nunnutada ja olla su lähedal ja mitte sind üksi jätta ja kõik need sellised asjad. Siis see ei ole mitte mingisugune abi. Kui inimene ei taha kuulda, et ta võiks abi vastu võtta ja et ta vajab abi, siis ainus, mis sa teha saad, on see, et ole talle eeskujuks. Ehk kui tema märkab sinu muutust, siis võib olla see tema jaoks tuluke, tema jaoks võti, aga ta peab selle ära tundma. See oli nagu minul oma tütrega oli, et kui mina hakkasin energiatööd tegema, siis läks 1,5 aastat, kui ta vaatles mind. Ta vaatas, mis ma teen ja kuna minu sagedus tõusis, siis ta vaatas ja kõik muutus. Nii et loomulikult me võime abi pakkuda, me võime pakkuda välja, kelle juurde võiks siis depressioonis inimene pöörduda ja kõik sellised asjad, aga tihtipeale on siis nii suur vastupanu sealt, et just see välja pakutud variant kindlasti kasutusse ei lähe. Aga me saame alati soovitada. Ja kindlasti palun depressioonis inimesele mitte läheneda selle jutuga, mis sul viga on, võta ennast kokku, sa oled noor inimene, see on ilus, sul on kõik hästi, sa oled lihtsalt ära hellitatud, et selle jutuga me kaugele ei jõua. Nii, Marju kirjutab. Mina olin see, kes 2022 mais omadega lõpuks head aega elu augus. See oli nii õõvastav aeg. Kuid üks hetk otsustasin, et ma tahan sellest välja ning see moment sattuski Ilona mu teele. Ma tulin sellest energiatööga välja. Aitäh sulle, armas Ilona. Kindlasti on veel minna energiatöös, kuid maikuust alates on mu elu täieliku pöördel. Seda on nii tore kuulda, Marju. Ja kõik läheb järjest paremaks. Et kui sa sealt juba tuled välja, siis see enam sinna tagasi sedasi ei kuku. Aga kui depressiooni energiaga veel tegeleda on soov, siis tõesti ootan sellesse programmi, astun tunnelist valgusesse. Valisin, et teen midagi head enda heaks ja tekib jube vastupanu ebareaalsus. Miks? Nii, vaatame siit kohe. Ei ole valmis seda valikut üldse tegema, et enda jaoks head. Jällegi see, et ma ei ole seda head väärt või see kindel uskumus, et head ei ole olemas. Et see on ebareaalne, et minu jaoks hea on ebareaalne. Kui see on sinu uskumusüsteemis istub, siis seisa või pea peal, siis sa ei hakka enda jaoks head tegema. See tuleb sealt ära koristada. Nii. Inna kirjutab. Ja tulen, sest depressioon tuleb vaatama webinari, jälitas mind pärast vaimset vägivaldset suhet päris hulka aastaid. Kehva tabletivõtjana õnneks toetasin väga lühikest aega end nendega. Küll aga paranesin väga hästi, kui hakkasin tegelema enesearenguga. Pärast esimest koolitust muutes oma mõtlemist, muuda oma elu, ei mäleta täpselt nime, märkas mu ema kohe minus muutust ja ütles, et ta kohe ootab mind, kui enne kartis, kui tulen. Nüüd on möödunud palju aastaid ja olen olnud endaga heas kontaktis suhteliselt, aga pärast töökohavahetust ja kehakaalu tõusu tunnen kuidagi ebakindlust ja tunnen, kuidas jällegi deprekas hakkab ligi hiilima. Ja Inna, siin ongi see, millest ma enne rääkisin. Kui sa ei ole seda oma energiast eemaldanud, seda depressiooni ja kogu seda katkestamist, ka selle vägivaldse suhte ümber, ma näen, et siin on mingisugune pesa sul,
et need asjad tuleks ära katkestada sealt ja energiasse välja tuua, sest muidu, kui tulevad triggerid, nagu sa ütled siin töökoha vahetus ja need, siis see depressioon lihtsalt tuleb tagasi. Nii et siin on konkreetselt vaja otsa vaadata nendele asjadele. Sest see jätab meile jälje, kui meil on olnud näiteks vaimselt vägivaldne suhe, siis just selle poolega tuleb tegeleda, seda oma energiast lahti lasta. Nii, Merike veel kirjutab, mida peab tegema inimene, kes ei saa terve elu enesehinnangut õigele tasemele ja tänu sellele on pidev kerge depressiooni seisund, rahulolematus, väsimus, huvipuudus, tahe olla omaette. See inimene peaks korda tegema oma põhiuskumused, punkt 1 ja teine enesehinnanguga seotud uskumused. Ehk siis muutma energiatööga, näiteks EFT tehnikaga, need oma energias ära. Minul on selleks siis paneel vundament, mis aitab muuta põhiuskumusi ja paneel enesehinnang, mis siis aitab muuta enesehinnanguga seotud uskumusi. Muidu iseenesest niisama oma enesehinnangut paraku korda ei saa. Nii. Ja kui on kerge depressiivne seisund, siis see võib lihtsalt mingil hetkel kuhjuda ja muutuda raskeks depressiooni seisundiks, seda siis ka vaadelda. Nii, Victoria küsis, et kui võimalik, sooviks rohkem teada need niinimetatud ema üsast kaasa tulnud depressiivsest taustatundest. Ma ise nimetan seda krooniliseks depressiooniks. See on minusse niivõrd sulandunud, et seda endast eristada on päris keeruline. Varem ma aimasin, et mul on mingi selline asi, aga nüüd tuleb välja, et ongi. Täna püüdsin seda tunnet sõnastada, surisev ja vigisev õhuhäiretunne. Ja nagu ma kirjeldasin, siis ka minul on emalt võetud see juba enne enda sündi, aga see ei erine energeetiliselt mitte mingisugul moel hiljem. Ma mõtlen siis lapsena saadud depressiooniga. Et töö siis sellega on täpselt samasugune, nii nagu kas sa oled esimesel eluaastal võtnud selle depressiooni alge või siis ema üsast saanud selle endale. Nii et energiatöö läheb sealt edasi siis täpselt samamoodi. Et seda on siis võimalik muuta, et ei pea kandma seda edasi. Aga niisama see tõepoolest mitte kusagile ei lähe ja see on väga tüütu ja see on väga raske tunne. Ja kui ma seda loen, siis ma juba tajun ka seda, et sa oled võtnud selle depressiooni tõeliselt enda omaks, just see krooniline depressioon, et mul ongi see ongi mul kogu aeg, vot see tunne. Et kui me teeme midagi enda omaks, siis see meil seal istub. Aga sellega on võimalik tegeleda. Nii, kas on küsimusi veel? Ja kas sind kõnetab, kas sa tahaksid sellest programmist osa võtta, siis ma sind väga ootan. Kui sul on veel privaatseid või isiklikke küsimusi, siis kirjuta mulle info@ilanasibalt.ee. Ma hea meelega vastan. Nii et igal juhul ootan sind programmi. Et ma aastas korra ikka üritan seda teha, et nüüd see tuleb praegu. Nii et seal me siis vaatleme personaalselt sinu teemasid. Seal on siis tööviik, mille sa täidad, et ma saaksin sinu kohta info, mida mul on vaja. Siis me vaatame sealt edasi, seal on täiesti moodulite kaupa, uskumused, mida me muudame, energiat, mida me muudame, sinu isiklikud asjad vaatame üle, kõik sellised asjad. Kairit kirjutab, kõnetame nähtamatu maailmaga ja absoluutselt nähtamatu maailmaga on hea ja kasulik koostööd teha. Et me suured abilised. Ja veel kord kordan siis ka üle selle, et kellel on siis ravimid või teeb arstidega koostööd, siis seda ei pea pooleli jätma. Kui mõni energiatöö tegija väidab sulle vastupidist, siis palun ära kuula seda, sest et me ei saa niimoodi selliseid vastutusi võtta. Me saame teha kõike koostöös. Ja me ei saa korraga kõike endas ära muuta. Me peame seda tegema kiht kihi haaval, sammukese haaval ja see toob lõpuks väga suured muutused. Nii,
Nii et homme siis veel soodushind sinna programmi, aga sa saad ka veel hiljem liituda, nii et 1. veebruaril juba alustame. Et töö on siis kinnises grupis, keegi teine sinna ei tule, sa saad seal jagada, sul on võimalik minu käest isiklikult asju küsida ja saad siis järele vaadata ka endale sobival ajal, kui sul kellaajad ei sobi, et otse vaadata. Nii et saad oma kihte puhastada nii palju, kui soovid. Ja korra palun pane oma käsi südamele. Ja naerata endale kõige ilusam naeratus, mida sa suudad teha. Naerata ise endale praegu. Vaata, kas sa saad sisemise naeratuse kätte. Ma loodan, et saad. Nii et tunneta oma sisemist naeratust. See on rõõmu alge. Kui sa naeratad ise endale ja saad kätte selle rõõmutunde väikese otsakese. Ja ükskõik, mida sa teed enda heaks, see on samm edasi. Ja alati kiida ennast, et sa oled otsustanud oma elu muuta, sest sina oled seda väärt. Ja kui midagi ei suju või sa oled kusagil kinni või sa midagi ei taha, siis sellel on alati põhjus. Alati. Seal taga on alati midagi, millele on võimalik jälile jõuda. Et soovin sulle ilusat päeva. Kohtume juba programmis või siis teistes programmides, mis siit tulemas on siis südame avamise programm ja manifesteerimise meistriklass. Ja veel jaanuari lõpuni on siis võimalik liituda kursusega 2022 versus 2023 ülemineku tasakaalustamine. Et kui sul see huvi pakub, siis veel jaanuari lõpuni saad sellele ligipääsu. Olge tublid. Tšau!